Tere tulemast 5. mooduli viimasesse õppetundi, kaubandus. Sul on vastupidav mudel ja tooted, mida tasub müüa. Nüüd vajab poodi ja viisi, kuidas ostjad selle üles leiavad ja seda usaldavad. Seame ühe üles. Määratleme kaubanduse selgelt. See tähendab lihtsalt oma loometöö müümist veebis. Digitaalne allalaadimine, käsitööese, kursus või litsents. Miks see nii palju loeb? 4 põhjust. Esiteks, see läheb väravavahtidest mööda. Galeriid, kirjastust ega agentuuri pole vaja, sa kuulutad ja müüd otse. Teiseks, see on piiriülene vaikimisi. See jõuab ja ülemaailmsete ostjateni esimesest päevast, ilma poeta ja reisimata. Kolmandaks, see on veebipõhine ja madala kuluga. Tasuta platvormid, sinu telefon ja töö, mis sul juba on käivitamiseks piisavad. Ja neljandaks, see on ehitatud sinu väärtuste ümber. Sa saad pakkuda libisevat skaalat või kogukonna hinda, ilma jätkusuutlikkust kaotamata. Iga looja jaoks on see kõige kohalikult teostatavam kasvutee, mis on täna saadaval. Esimene otsus, mida sa tegelikult müüd. Mudeleid on 5. Digitaaltooted, failid, mis edastatakse pärast ostu. Marginaal on tohutu, 80–95% ja see on ülemaailmne ja piiramatu. Tellimustrükk, partner prindib ja saadab sinu disainid. Madalam marginaal, 20–40%, kuid sa ei hoia laoseisu. Käsitöö füüsiline, sa valmistad ja saadad iga eseme ise. Tervislik marginaal, kuid piiratud sinu ajaga. Teenused veebis, sessioonid, tellimustööd, konsultatsioonid, hinnastatud väärtuse järgi, kuid piiratud sinu tundidega. Ja hübriid, kõige 3 segu, segamarginaal ja kõige vastupidavam kõigist. Enamik jätkusuutlikke loojaid jõuab hübriidini, digitaalne tuum ning füüsiline ja teenus selle ümber. Nüüd avame tegelikult poe, 4 sammu ja sa võid olla täna eetris. Esimene samm, vali oma platvorm. Etsy on suurepärane käsitöö ja prinditava kauba jaoks, Kumroad digitaaltoodete jaoks. Mõlemaga liitumine on tasuta. Teine samm, lisa oma tooted. Selge pealkiri, aus kirjeldus, õiglane hind ja kohe edastatavad failid. Kolmas samm, sea üles makse, ühenda PayPal või Stripe, mõlemad integreeruvad minutitega. 4. samm, avalda ja jaga, ava pood, teavita oma võrgustikku ja kuuluta see turuplatsil. Ongi kõik, pood ise ei ole raske osa, leitavus on ja seda me järgmisena parandamegi. Enne kui räägime leitavusest, otsustab üks asi, kas inimesed ostavad sinu fotod. Sinu tootepildid on kõige suurem tegur selles, kas keegi klõpsab osta. Ja siin on hea uudis, sul on tehnika juba olemas. Valgustus, kasuta aknavalgust, mitte otsest päikest. See võidab iga odava lambi. Taust, puhas valge lina või karton hoiab kogu fookuse sinu tootel. Kaamera, kaasaegne telefon ruudustiku režiimis on piisavalt terav. Seejärel töötle tasuta äppidega, Snapseed, Fosco või Lightroom mobile. Sul pole vaja stuudiot. Sul on vaja aknavalgust, puhast tausta ja stabiilset telefoni. Sa oled eetris. Nüüd päris töö, leitavaks saamine ja usaldust võitmine. Alusta leitavaks saamisest ja see algab sõnadest. Ostjad ei saa osta seda, mida nad ei leia. Nii et nimeta oma töö nii, nagu ostja seda tegelikult otsiks, mitte nii, nagu sa selle galeriis pealkirjastaksid. Kirjelda, ära poetiseeri, ütle, mis see on, milleks see on ja kuhu see sobib. Ja sobita otsingukastiga. Kasuta sõnu, mida päris ostja trükib, mitte siseringi keelt. Ilus nimi, mida keegi ei otsi, on nähtamatu. Lihtne, otsitav nimi leitakse üles. Muudame selle konkreetseks 3 päris näitega. Sa võid nimetada teost botaanilised muljed nr 4, kuid sinu ostja trükib botaaniline seinakunsti printkööki. Sa võid nimetada seda pealkirjata kompositsioon. Ostja otsib abstraktne meresinine elutoa print, A3. Sa nimetad seda minu brändikomplekt. Nemad otsivad Canva brändikomplekt kohvikutele. Kas näed mustrit? Parempoolne veerg on see, mis müügi võidab. Pane need täpsed sõnad oma pealkirjadesse, siltidesse ja kirjeldusse. Nüüd usalduse võitmine ja miski ei ehita usaldust nii nagu arvustused. Uued ostjad usaldavad varasemaid ostjaid palju rohkem kui sind. Nii et arvustused on sinu kõige väärtuslikum ja odavaim turundus. Siin on, kuidas neid teenida. Vasta 24 tunni jooksul. Kiirus on see, mida ostjad kõige rohkem mainivad. Anna veidi lisa, tänukiri, väike boonus, see muudab müügilooks. Küsi oma õnnelikelt ostjatelt, üks ainus sõbralik rida pärast kättetoimetamist teenib arvustuse, mida muidu kunagi ei saaks. Ja lahenda probleemid kiiresti, helge lahendus muudab kaebuse lojaalsuseks ja sageli 5-tärniliseks arvustuseks. Iga suurepärane arvustus muudab järgmise müügi lihtsamaks. Teeni need sihilikult. Enne kui lõpetame, 5 õiguslikku alust.
Sul pole alustamiseks juristi vaja, lihtsalt teadlikkust. 1. Deklareeri oma tulu. Kogu veebitulu on maksustatav. Kasuta eraldi kontot või tasuta tööriista Vave, et äri lahus hoida. 2. Näita tagastuspoliitikat. Selge, nähtav tagastuspoliitika on enamikul platvormidel nõutav ja see loob ostja usaldust. 3. Halda andmeid korralikult. Eriostjate andmete kogumine vajab privaatsuspoliitikat ja tasuta generaatorid loovad selle minutitega. 4. Jaeplatvormi tingimusi. Tea, milliseid õigusi sa annad ja millised tasud kehtivad, enne kui kuhugi kuulutad. Ja 5. Kaitse oma intellektuaalomandit. Autoriõigus on automaatne, lisa lihtsalt lihike kasutus ja litsentsirida igasse kuulutusse ja kinnitusse. Sa võid mõelda, et see kõik kõlab kallilt. Ei kõla. Igal põhilisel ärifunktsioonil on tasuta või peaaegu tasuta valik. Veebisait, Cargo, Google Sitesi või Wixi tasuta tasemed. Maililist, MailChimp, Prevo või Substack. Arveldamine, Vave on igavesti tasuta. Disain, Canva, Gimp, Inkscape, DaVinci, kõik tasuta. Müük, Kumroad, Etsy, Patreon, sa maksad ainult müügikaupa. Lepingud, Dropbox, Sign või tasuta ametiühingu mailid. Siin on rusikareegel, ära kunagi maksa tööriista eest, enne kui projekt on selle kulu katnud. Muudame selle kõik millekski, mida sa tegelikult teha saad, 1 nädalaga. 1. ja 2. päev. Vali üks ainus toode ja üks ainus platvorm. Pildista seda aknavalguses, puhta tausta vastu. 3. ja 4. päev. Kirjuta otsitav pealkiri ja aus kirjeldus. Sea õiglane hind ja lihtne tagastusrida. 5. päev. Avalda, ühenda papal või strippe, lisa üherealine privaatsusmärge ja oma litsentsitingimused. 6. ja 7. päev. Teavita oma võrgustikku, kirjuta 10 tõenäolisele ostjale ja küsi oma esimeselt ostjalt arvustust. Täiuslikkus on siin vaenlane. Elav, ebatäiuslik pood võidab täiuslikku, mis kunagi ei ava. 1 nädalaga võid jõuda ei millestki päris müüva poeni. Toome kogu mooduli kokku 3 mõttes. 1. õppetund, jätkusuutlik ärimudel. Jätkusuutlik tähendab rahaliselt vastupidavat. Sa ehitad 3 tuluallikat, aktiivne, korduv ja passiivne väärtusredeli ja 3-aastase teekonna. 2. õppetund, digitaaltooted. Tehtud üks kord, müüdud korduvalt, kustutades geograafia, võrgustiku ja kapitali vanad piirid. 3. õppetund, kaubandus. Müü veebis kõikjalt, vali mudel, käivita pood, saa leitavaks seo ja arvustuste kaudu ning kata 5 õiguslikku alust. Teadmised liituvad ainult siis, kui sa tegutsed, nii et siin on sinu 3 harjutust. Harjutus 5,1. Tuluarhitektuur. Auditeeri oma tulu aktiivse, korduva ja passiivse lõikes ning vali üks uus korduva allikas, mille sel kvartali lisad. Harjutus 5,2. Digitaaltoote käivitamine. Vali üks toode, tee läbi kõik 4 valideerimissammu, ehita miinimumversioon ja hinnasta see õiglaselt. Harjutus 5,3. Kaubanduse käivitamine. Vali oma mudel ja platvorm, kuuluta oma esimesed tooted ning määra oma hinnastamis- ja tagastuspoliitika. Jätkusuutlik võrdub rahaliselt vastupidavaga. Ehita see üks tuluallikas korraga. Sellega on 5. moodul lõpetatud ja ka sinu teekond läbi jätkusuutliku loomeri. Sul on nüüd mudel, tooted ja pood, kõik, mida vajad alustamiseks. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Aitäh vaatamast. Nüüd mine ja ehita.